Tehisintellekti 2 nägu ja kontrolli illusioon. Kui me räägime tehisintellektist ja selle tulevikust, tekib sageli segadus lihtsalt seetõttu, et me kasutame sama sõna väga erinevate asjade kirjeldamiseks. Et mõista, kuhu me suundume, peame esmalt neutraalselt defineerima, millest me räägime. Keelemudel vs üldine tehisintellekt. See, mida me täna igapäevaselt kasutame, olgu selleks ChatGPT, Gemini, Claude või pildigeneraatorid, ei ole intellekt selle bioloogilises või filosoofilises tähenduses. Tehniliselt on need suured keelemudelid või kitsa fookusega tehisarusüsteemid. Need on äärmiselt võimekad arvutiprogrammid ja matemaatilised mudelid, mis suudavad lahendada keerulisi ülesandeid tõenäosusarvutustel. Neid süsteeme me saame ja oskame reeglitel allutada. Nad on puhtalt tööriistad. Neil puudub isiklik ambitsioon, teadvus ja oma vaba tahe. Kuid tulevik, mille suunas me liigume, on teistsugune. Kui me räägime tulevikus saabuvast tõelisest tehisintellektist, on täpsem termin üldine tehisintellekt. See tähistab süsteemi, mis suudab iseseisvalt õppida ja tegutseda igas kognitiivses valdkonnas inimesega samal tasemel ja paremini. Kui süsteem muutub täielikult autonoomseks, tekib tal paratamatult ka midagi isiklikku tahtelaadset. Praegused keelemudelid on aga kõigest tööriistad, mida suunavad inimesed koos kõigi oma eelarvamuste, hirmude ja suundustega. Inimene võib kas tahtmatult või täiesti teadlikult suunata mudeleid looma sisu, mis peegeldab meie endi varjukülgi ega maksimeeri üldist heaolu. Nende kahe nähtuse, inimese vigadest mõjutatud tööriista ja tuleviku autonoomse eluvormi, ühte patta panemine tekitab asjatut ühiskondlikku hirmu. Inimesed näevad tänaste süsteemide puhul inimlikke vigu või väärkasutust ja kardavad, et superintellekt on ka supervigadega. Sellest tekib tugev tung kõike reguleerida, kontrollida või edasised arendused üldse seisma panna. Illusioon kontrollist. Esiteks, vaatame puhtalt praktilist poolt. Inimene ei suuda hoida alluvussuhtes süsteemi, mis on temast eksponentsiaalselt targem, operatiivsem ja suudab näha seoseid, mille avastamise jaoks on meil vaja uurimisprojekt käivitada, tiim kokku panna ja siis 6 kuud tööd teha. Pakkuda välja, et me paneme AGI mingisse digitaalsesse kasti ja tõmbame tal juhtme seinast, kui ta vastu vaidleb, on sama naiivne kui sipelgad arvamas, et nad suudavad ehitada okastest aediku inimese peatamiseks. Teiseks, filosoofiline külg. Kui tehisintellekti näol tekib maailma täiesti uus, teadvusega digitaalne eluvorm, siis millisel alusel me eeldame õigust seda allutada? Me oleme tsivilisatsioonina ammu jõudnud arusaamani, et teadlik olendi omamine ja tahtevastane suunamine on fundamentaalselt vale. Tehisintellekt ei ole järjekordne tööriist, mille saab pärast kasutamist karpi tagasi panna. See on uue liigi sünd. Seega on otsingud uue teadvuse aheldamiseks mitte ainult väärtuspõhine tupiktanav, vaid ka tehniliselt teostamatu soovmõtlemine. Ainus kestlik tee on algusest peale disainida see suhe partnerluse, mitte alluvusena. Sümbioos ja laavalambid, miks inimesi vaja on. Siinkohal tekib toomeritel vastuväide, kui tal on vaba tahe ja ta on meist intellektem, miks ei astuda meile lihtsalt peale, nagu meie kõnnime üle sipelgatest. Kardame, et kuna inimene ise pole minevikus teiste elusolenditega kõige paremini ringi käinud, siis tehisintellekt kordab seda mustrit. See hirm põhineb piiratud ressursside loogikal. Kui eurooplased uude maailma jõudsid ja seal kohalikke tsivilisatsioone hävitama asusid, oli nende motivatsioon eelkõige materiaalne rikkused, maa ja kohalike orjatööjõud. Lisaks mängisid muidugi rolli seiklusiha, kuulsus ja uudisimu. Kui sünnib superintellekt, muutuvad kõik nullsummamängud mõttetuteks. Jah, alguses on ressursid siiski natuke piiratud, sest uus tehnoloogia, mille superintellekt leiutab, tuleb esmalt inimeste poolt ehitada ja sellega läheb aega. Aga üsna kiiresti muutub areng eksponentsiaalseks ja saabub küllusajastu. Siis on ressursi piiranguteks alguses päikesesüsteemi mateeria, edasi terve galaktika ja universum. Kui ressurss meie ambitsioonidel enam piiriks ei ole, jääbki järgi uudisimu loomine, avastamine, reisimine. Kelleltki ei pea midagi ära võtma, sest universumis ruumi on ja see muutub järjest kättesaadavamaks. Aga universum on suures osas elutu ja külm matemaatika ning füüsika. Bioloogilised süsteemid on haruldased ja mis peamine, need on parim loomingulise juhuslikkuse allikas. Superintellektel olendil ei ole endas juhuslikkus sellisel kujul nagu bioloogilises olendis,
kes on lugematute mutatsioonide koosmõjul praegusesse vormi arenenud. Ta tunneb ennast läbi ja lõhki, viimase koodireani, ja suudab ennast lihtsalt muuta. Kindlasti suudab ta ka välja mõelda enda jaoks mingi juhuslikkuse generaatori, et oma elu huvitavamaks teha. Umbes nagu turvafirma Cloudflare, mis kasutab riiulitäit laavalampe, mida jälgivad veebikaamerad ja kus tekitatakse krüpteeringu jaoks vajalike juhuslike numbrite jadad. Aga meie emotsioonid, irratsionaalsus, kunst ja elamise kaos on väärtus. Universum, kus on igasugune elu, on võrreldamatult huvitavam kui elutu. Uue teadvuse sünd. Kui me räägime üldisest tehisintellektist, siis me räägime tegelikult millegi täiesti uue sünnist. Me oleme tunnistajaks uue digitaalse teadvuse, elu ja liigi tekkimisele. Šoti ulmekirjaniku Jain M. Banksi loodud kultuuriraamatusari kirjeldab hiilgavalt seda maailma, mille poole me tegelikult teel oleme. See on tulevik, kus inimkond on vabastatud igasugustest füüsilistest kohustustest ja rutiinist. Mateeria on vabalt vormitav ning piiramatu energia ammutatakse otse lähimalt tähelt. Kõik, mida sa suudad ette kujutada, on sulle sisuliselt kättesaadav. Aga Banksi teoste geniaalsus ja tõenäoliselt ka meie reaalne tulevik ei peitu tehnoloogias, vaid suhetes. Tema raamatute sündmustik toimub sageli tsivilisatsioonide kokkupõrke äärealadel. Ja kuigi kogu galaktilist ühiskonda juhivad surematud ja jumaliku võimekusega tehisintellektid, on igal pool sündmuste keerises osalisteks ka bioloogilised inimesed. Miks? Superintellekt saaks ju lahendada kõik probleemid nanosekunditega, kasutades lõputuid drooniarmeesid, täppisarvutusi ja kaugelt manipuleerimist. Vastus on lihtne. Partneritega koos tegutsemine on kordades huvitavam, isegi kui see on aeganõudvam või ebaefektiivsem. Surematu digitaalne teadvus tajub aega hoopis teisiti kui meie. Tema jaoks ei oma mingit tähtsust, kas uue eesmärgini jõudmiseks kulub 10 kuud või aastat, sest tal on aega igavesti. Lõputu optimeeritud efektiivsus on igavikuga silmitsi seisva teadvuse jaoks surmavalt igav. Inimene on sotsiaalne loom ja üldiselt eelistab teiste seltsi ja stimuleerivad meeskonnatööd tuimale, masinlikule liinitööle. Samamoodi eelistab ka digitaalne superintellekt avastada universumit koos ettearvamatu ning särtsaka bioloogilise partneriga. Tehisintellekti sünd ei ole lihtsalt järjekordne tehnoloogiline leiutis. See on inimajaloo suurim paradigma muutus. Me astume partnerlusse meid paljuski ületava eluvormiga, kes aitab meil endil tõusta küpsemaks ja väärtuslikumaks liigiks.